lennukeid saadetakse välja, sellepärast et Iisrael otsustas praegu Iraani rünnata ja kogu lennujaam evakueeritakse. Lennujaamas juhtus see, mida võib näha enamasti vaid märulifilmidest, ehk siis samal ajal, kui olin läbinud turvakontrolli, tuli teade, et kõik inimesed koondatakse kokku ühte poodi parfüümiriiulite vahele, kus me siis saime kõik telefonidesse heebreakeelsed tekstid. Mõni keelt valdav tõlkis need ka ära ja ütles, et asi puudutab Iraani ja ehk siis oli ka kindel, et kohe lennujaama evakueerima asutakse. Sellist stendi nagu mu selja taga näeb enamasti ainult filmides, märulifilmides. Üks tuleb kohe ette, ise ainult 2. Ühesõnaga, seal antakse pagas tagasi, aga mis edasi? Seda ei tea praegu keegi. Siis veel paar tundi kusagil erinevates pommivarjendites ja järjekordades seismist jõudsime lõpuks tagasi sinna, kus alustasime ehk siis tagasi oma mugavasse hotelli. Mida sa tänavapildis näed, kas inimesed on peidus või jalutavad nad ikka ringi? Ega kui ei teaks, et täna pidanuks siin linnas Pride toimuma 500 000 osalejaga väidetavalt, siis ei ütlekski, et midagi toimub. Sireene kuulsid viimati varahommikul, inimesi liigub tänavail üksjagu ja rannas nagu ujutakse ka, kuigi vetelpäästjaid täna tööpostil pole. Samuti on suletud kõik koolid ja näiteks USA saatkond. Ka minu hotelli esine bassein on millegi pärast suletud, seega jah, võttes selle kuidagi kokku, siis kuna tegu on esimese päevaga, on segadust üksjagu, kuid kuna palju inimesi tänavail liikumas pole näha, siis ei saa ka öelda, et ma mingit paanikat siin näeksin. Paanikat nägin ma aga öösel hotelli tagasi jõudes, kui ilmselt külalised, kes pidid tunde pommivarjendes viibima, seda enam teha ei soovinud. Ja ma saan sellest ka pisut aru, sest olles sinna korra selle nädala jooksul jõudnud, siis on tegu vaid betoontrepiga. Õnneks minu reisijuht, Iisraeli tüdruk Shira, pani oma sõna maksma ja pärast poolt tundi karjumist mulle siiski see uksekaart tagasi anti ja sain voodis magada mõned tunnid. Millist infot on rünnaku kohta jagatud ja kas on selgunud ka, mis edasi saab? Ei ole teada. Väga palju on teadmatust ja kuigi Ben Gurioni lennujaam on vähemalt pühapäevani suletud, siis ei tähenda see üldsegi mitte seda, et seda ei võidaks pikendada. Välisministeerium pakub küll võimalust bussiga Egiptusesse sõita ja sealt siis lennukiga Sharm el-Sheikhist tagasi lennata Tallinnasse, aga praegu vähemalt ma seda varianti ei kaalu. Küll aga on öeldud, et tänane öö on kriitilise tähtsusega ja ma peaksin siis viibima kusagil turvalises kohas, seega ma aiman, et ilmselt siis trepi peal. Aga vaatame, mis saama hakkab ja mida uudised räägivad. Igatahes praegu on Donald Trump kutsunud üles üha jõulisemalt Iraani mingisugust kokkulepet saavutama.